Hei, täna räägime ühest tehnoloogiast, mis lahendas ausalt öeldes ühe kõige tüütuma probleemi tarkvaraarenduses ja muutis selle käigus kogu tööstust. Jutt käib muidugi Dockerist. Vaatame lähemalt, mis see täpselt on ja miks on sellest saanud nii asendamatu tööriist arendajatele üle kogu maailma. See lause, see on vist iga tarkvaraprojekti õudusuninägu, eks ole. See klassikaline, nii frustreeriv hetk, kus kood, mis sinu enda arvutis töötab täiesti laitmatult, lähed lihtsalt katki, niipea kui sa proovid seda kuskil mujal käima panna. Ja just täpselt see ongi see probleem, mille lahendamiseks Docker loodi. Okei, lähme nüüd natuke sügavamale, sest see pole tegelikult mingi arendajate vabandus, kaugel sellest, see on täiesti reaalne tehniline väljakutse. Ja selle põhjustavad sellised pealtnäha pisikesed, aga tegelikult üliolulised erinevused erinevate keskkondade vahel. Mõtle sellele nii. Iga masin on omamoodi ainulaadne. Aja jooksul tekivad paratamatult erinevused. Ühel on üks operatsioonisüsteemi versioon, teisel teine. Raamatukogud, seadistused, kõik need asjad hakkavad vaikselt erinema ja seda kutsutaksegi konfiguratsiooni triivimiseks. See ongi peamine põhjus, miks rakendused ühel hetkel lihtsalt, käituvad täiesti ootamatult. Võtame ühe väga konkreetse näite. Kujuta ette, et arendaja kasutab oma läpakas, Ubuntut ja Pythoni versiooni 3.9. Aga produktsiooniserveris, sealt päris maailmas, on hoopis Debian ja uuem Python 3.10. Ja ainuke see, mis tundub ju nii väikese erinevusena, võib vabalt terve rakenduse kokku jooksutada. Ja uskuge mind, see on alles jäämäe tipp. Nii, enne kui Dockeri mängu tuli, oli sellele probleemile ikkagi olemas lahendus. Ja selleks olid virtuaalmasinad ehk lühidalt VM'd. Need olid, omamoodi kohmakad ja suured, aga tol ajal vajalik samm edasi ja üldse kuidagi tagada rakenduste stabiilne töö. Põhimõte ise oli tegelikult üsna lihtne. Pakime kogu rakenduse koos ja see on oluline, koos täieliku operatsioonisüsteemiga ühte suurde paketti. Ja see muidugi lahendas selle järjepidevuse probleemi. Rakendus jooksis ju alati täpselt samas keskkonnas, aga sellel lahendusel oli päris kõrge hind. Ja siin me jõuamegi asja tuumani. Virtuaalmasinad on lihtsalt tohutult ressurssinõudlikud. Igaüks neist võtab gigabaite kettaruumi, gigabaite mälu ja nende käivitamiseks kulub peaaegu minut. Proovi sa siis niimoodi kiirelt arendada või serveri ressurssi efektiivselt kasutada. See oli praktiliselt võimatu. Ja siis aastal 2013 saabus Docker ja see muutis absoluutselt kõike. See oli see tõeline ahaa-moment, mis pakkus välja täiesti uue nurga, kuidas rakendusi üldse isoleerida. Kuulake nüüd hoolikalt, sest see ongi kõige olulisem punkt. Erinevad virtuaalmasinatest, mis emuleerivad tervet arvutit, siis Dockeri konteinerid, need kõik jagavad ühte ja sama host-masina operatsioonisüsteemi tuuma. Mõelge sellele. Nad ei paki tervet OS-i kaasa, nad virtualiseerivad ainult need osad, mida rakendus ise vajab. Ja just see teebki nad nii uskumatult kergeks ja kiireks. Ja kui me räägime erinevustest, siis need on, kolossaalsed. Mõelge korraks, käivitusaeg on sekundid, mitte minutid. Suurus on megabaitid, mitte gigabaitid. See ei ole lihtsalt väike parandus, see on täielik paradigma muutus efektiivsuses. Ja mida see siis päriselus tähendab? See tähendab seda, et samale serverile, kuhu sa mahutaksid ehk 10 virtuaalmasinat, mahub nüüd 100 konteinereid, 100. See tulemus on lihtsalt tohutu kokkuhoid ja kordades parem ressursside kasutus. Okei, nüüd aga vaatame, kuidas see kõik siis praktikas tööle pannakse. Dockeril on tegelikult 3 põhikomponenti ja nendest on päris lihtne aru saada, kui me kasutame mõnda head võrdlust. Kõik saab alguse Docker-failist. Mõelge sellest kui rakenduse ehitusjoonisest või isegi DNA-st. Selle joonise põhjal ehitatakse image ehk tõmmis. See on nagu staatiline, külmutatud hetk kõigest, mida rakendus vajab. Ja kui sa selle tõmmise käima paned, siis saabki sellest konteiner. Elav, töötav rakendus. Ja ärge laske end sellest koodi jupist heidutada. See näib ehk tehniline välja, aga Docker-fail on tegelikult lihtsalt üks tekstifail. Väga lihtsate inimkeeles loetavate käskudega. See ütleb põhimõtteliselt nii. Võta aluseks Python, kopeeri minu kood sisse, paigalda kõik vajalikud lisad ja keelita rakendus. Nii lihtne see tegelikult ongi. Niisiis, image ongi see staatiline kaasaskantav pakett. Võib-olla kõige parem võrdlus on nagu tarkvara zip-fail, aga palju intelligentsem, sest see sisaldab absoluutselt kõike, mida rakendus vajab, et joosta. Koodi, teeke, seadistusi, kõike.
ja konteiner, see on see hetk, kui me selle intelligentse zip-faili nii-öelda lahti pakime ja ellu äratame. See ongi see töötav asi, nagu pisikene mikroarvuti, millel on ainult üks väga spetsiifiline ülesanne. See on sinu rakendus, mis jookseb nüüd täielikus isolatsioonis ja samal ajal uskumatult efektiivselt. Okei, nüüd kui me teame, kuidas Docker töötab, astume sammu tagasi ja vaatame laiemat pilti. Miks see tehnoloogia on avaldanud nii sügavat mõju kogu tarkvaratööstusele? Lühidalt öeldes lahendab Docker kõik need algsed probleemid, millest me rääkisime. See annab sulle kaasaskantavuse, mis tähendab, et su rakendus töötab absoluutselt igal pool. See teeb arenduse kiiremaks, see säästab raha ja mis kõige tähtsam, see saadab selle aga minu masinast, see töötab probleemi lõplikult ajalukku. Ja me ei räägi siin mingist nišitehnoloogiast. Vaadake seda arvu. See on päris muljetavalt. Netflix, eks ole, üks maailma suurimaid tegijaid, käivitab üle 1 miljardi konteinerit. Iga nädal 1 miljard. See näitab, kui meeletult massiivsel skaalal seda tehnoloogiat täna kasutatakse. Aga asi pole ainult Netflixis, kaugel sellest. Tänapäeval kasutab tervelt 87% IT-ettevõtetest konteinereid oma igapäevases töös. See on saanud, kaasaegse tarkvaraarenduse vundamendiks. See ei ole enam ammu mingi valik, see on standard. Ja ma tahaksingi teid jätta selle mõttega. Docker ei lahendanud lihtsalt ühte tehnilist probleemi. See tegi midagi palju enamat. See vabastas arendajad sellest pidevast muretsemisest keskkondade pärast ja andis neile vabaduse keskenduda sellele, mis on päriselt oluline, uute ja vägevate asjade ehitamisele. Ja nüüd ongi küsimus, mida see vabadus meil kõigil järgmisena luua võimaldab